Hoolimata sellest, et teadusmaailma astroloogiat, tähtede järgi tuleviku ennustamist teadusena ei tunnusta, on astroloogia jätkuvalt igapäevaselt me ümber. Ajalehtedest saab lugeda horoskoopi, TikTokis näha seda, kas silmarõõmuga sodiaagimärgid klapivad, aga see on pigem meelelahutus. Kuid Eestis on astrolooge, kelle jaoks pole tähtedelt maise tähenduse otsimine mingi nali, vaid väga tõsine töö, mida peaks õpetama akadeemilise malli järgi. Kellest saab Eesti president, millal lõpeb Ukrainas sõda, milline tuleb ilm suvel ja miks ükski ennustaja Iraani sõda ette ei näinud. Nendele küsimustele läksin vastuseid otsima Eesti Astroloogide Liidu avatud uste päevalt. Päikesepaistelisel laupäeval on Astroloogide Liidu avatud uste päeval Kadriorus asuvasse Eesti riigitegelase Jaan Poska majja tulnud umbes 100 inimest. Millistele küsimustele täna vastuseid loodate saada? Mis see hobusaasta mulle toob. Ja, et mis on suhetes, mis on töös. Tervist kindlasti, sind mõjutavaid tähti, millal on sul head ajad, millal on halvad ajad. See on lihtsalt, kuidas ennast ja oma tuttavaid paremini tundma õppida. Päeva korraldaja, Astroloogide Liidu juht Lea on enne ürituse algust rahulik. Kui ma vaatan seda seisu siin praegu oma äpis, kõik on nii-öelda kesktaevas planeedid, et nad on hästi toetavad, me saamegi oma sõnumit anda inimestele, ma loodan, et see jõuab neile hästi kohale. On ju inimesi, kes arvavad astroloogid, need on šarlatanid. Ma arvan, et see ongi üks põhjus, et me tahaks seda uskumust natukene nii-öelda muuta. Täna hommikul ma vaatasin Postimehest, siis mulle öeldi küll, et seltsielu keeb ja pakub sulle palju rõõmu, kohtumised sõpradega on meeleolukad, jaga oma head tuju lahkelt ka teistega. Ja see on väga tore meelelahutuslik lugemine, et seda võib kindlasti teha väikese hommikukohvi või munapudru kõrvale, aga astroloogid päris nii ei tööta. Astroloogid vaatavad rohkem kui ainult päikesemärki. See siis on jama või? Ma nii päris ei ütle, aga seda otsustavad igaüks, sest see on ka toetav. Kui on positiivne sõnum, siis miks mitte seda kaasa võtta? Kuidas astroloogia töötab ja mida nad sealt arvutist küll vaatavad? Seda selgitab mulle privaatsessioonil Korufee, mitukümmend aastat astroloogina töötanud Taimi Uuesoo. Astroloogia on ajateadus. Aeg mõjutab meid. Ja me võime vaadata ajahetkest tagasi, me võime vaadata ajahetkest edasi. Ja kuna planeedid on alati kindla koha peal teatud aegadel, me võime vaadata siin mitusada aastat ette ja siis me näemegi, kuidas aeg muutub, eks ole. Siin on nagu kell ja kalender koos. Selleks, et ennustada, koostatakse sünnikaart ehk pilt sellest, milline oli planeetide asukoht inimese sünnihetkel, tema punktist vaadatuna. Kui mõni inimene sünniks näiteks selle intervjuu ajal, siin kõrval toas oleks planeetide seis just selline. Selle inimese päritolus kõige olulisemad esivanemad ongi see sama neitsi, kuna siia tuleb meil see tõusumärk ja teine on siis kuumärk, on ka veel ääretult oluline, see on nüüd sõnnis. Kui mitte midagi aru? Ei saa aru sellest, et päike paistab. Päike on siin. Päike momendil paistab koos Neptuni ja Saturniga siin üleval. Okei. No ühesõnaga siin pundis, et teised need planeedid. Nüüd ütleme, see inimene, kes praegusel hetkel sünnib, tal on need planeedid on enamasti kõik siin ülevalpool horisonti. Need inimesed, kes sünnivad ülevalpool horisonti planeetidega, need on ekstravertid. Miks see nii? Aga kogemus. Nüüd võtame selle teise teile. Kus see andmebaas on? Päris huvitav. Kus see andmebaas on? Seda ilmselt on vaja, et sellist asja ju koostada, eks? Aga see on 2000 aastat juba. 2000 aasta pikkune ajalugu ja vaatlus. Ja. Kes selle ikkagi valmis kirjutas? Selle nii-öelda manuaali, et mille järgi vaadata? Seda ei ole kirjutanud üks inimene. Ka piiblit pole kirjutanud ainult üks inimene, eks ole. Koerakasvataja Urve on märganud, et tähed taevas mõjutavad ka koera iseloomu. Ütleme nii, nagu jäära inimene on jäära mõjutustega, nii on jäära koer jäära mõjutustega kiire, jõuline, energiline. Tähtkujust sõltub Urve sõnul ka koera või mis iganes teist liiki lemmiklooma ja omaniku omavaheline läbisaamine. No näiteks meil on seal kala, eks ju, lõvi talle ei sobi, sest see on talle liiga domineeriv. Ma olen kaalud. Milline kilpkond mulle võiks sobida? Peame vaatama, millal need kilpkonnas kooruvad. Okei. Siis me saame vaadata, mis ja kas sul üldse kilpkond sobib. Argo ehk Abiraama on mitukümmend aastat tegelenud astroloogia uurimise ja kontrollimisega. Näiteks pronkssõduri mahavõtmise ajal vaatas Argo taevasse, tegi horoskoobi pronkssõduri püstitamise hetkele ja äraviimise hetkele.
ja selgus ootamatu tõsiasi. Äraviimise hetkeks ta oli püsti olnud seal umbes 60 aastat. Selle 60 aasta jooksul, see oli 3 päeva, kui Saturn oli selles punktis. Ausamba avamise päeval, ausamba äraviimise päeval ja siis 1 päev veel seal täpselt keskele 2 vahel. Skeptik ütleb selle peale, see on juhus. Aga mina ütlen, te ei tea, kui palju selliseid kogulangevusi on. Astroloogia paikapidavust kontrollib ta ka minu peal. Palub ühele paberile kirjutada suvaline kuupäev, kellaaeg, aasta ja asukoht ja teisele kirjutada enda õiged sünniandmed. Seejärel teeb telefoniäpp talle 2 horoskoopi ja hakkab küsimusi küsima, et ära arvata, kumb on minu sünnikuupäev. Ma tean, et sa oled ajakirjanik. See tähendab, et horoskoobis peab olema tugev Merkuur. Kas sul oli väga range isa või üldse, kuidas isaga suhted? Head. On sul näiteks ravimtundlikkust või allergiaid? Ei. Kuidas spordiga suhe on? Meeldib. Nii, mingeid raskeid traumasid on olnud, liiklusõnnetusse oled sattunud? Ei ole. Oled sa nagu enda meelest selline soojem ja lahkem inimene või pigem midagi vastupidist? Pigem vist on ikka soojem ja lahkem, ma arvan. No ma ei tea, ma vist siis jääksin 20. oktoobri juurde praegu, jah, et ma ei tea, sain pihta, ei saanud. Said pihta? Niimoodi läks. Kadriorus toimuvale Astroloogide Liidu avatud uste päevale on kogunenud Eesti astroloogia koorekiht. See on materiaalne mutatsioon või materiaalne tsükkel. Usku, et astroloogia töötab, on täna siin palju. Nende uste taga käib vilgas ennustamine. Inimesed saavad astroloogilt soovitusi ja nõu küsida. Ja mõni ennustus läheb kohe täide. Mulle öeldi, et ma pean olema ekraanis, nii et ma tulin välja ja mul oli kaamera ees. Tõsi, jah? Selle ukse taga nii. astroloog ütles, et peab olema ekraanis rohkem. Ja. Ma tean, et tulemas ka finantsastroloogid. Kas te finantsastroloogidega ka kokku puutute? Mina ei ole kokku puutunud, aga ma tean, et näiteks USAs väga palju New Yorgis kasutatakse. Sellest nagu avalikult ei räägita. Aga finantsastroloogia saladused on jõudnud ka Eestisse. Näiteks Urmas on pühendunud finantsastroloogia huviline. Mis see siis tähendab? Kas te teete oma aktsiaostu otsuseid toetades planeetide asukohale? Aus vastus on jah. Tooge mõni näide, kuidas planeetide asukoha teadmine on teid rahalistes otsustes aidanud? Ausalt vastus on, et olen hetkel miinuses. Kaua te seda harrastanud olete? 3-5 aastat, ütleme niimoodi, see astroloogia järgi, aga muidu ma olen finantsturgudel pikalt, 40 aastat vähem. Ehk siis see miinus on tulnud selle viimase just. Kui suur see miinus on, kui tohib küsida? Piisavalt. Samas on prognoosid ütlevad näiteks, et alates 1. aprillist on turgudel oodata pööret. Elame näeme. Ma väidan, et astroloogia on teadus ja väidan, et astroloogia toimib, aga astroloogide tase, kaasa arvatud minu enda oma, ei ole väga kõrge. Et tegelikult suur osa sellest õpetusest on kaduma läinud. Ja see, millega mina tegelen, ma nimetan seda astroloogia restaureerimiseks. Et ma üritan nagu uurida, vaadata, võrrelda, selgitada välja, mis töötab, mis ei tööta. Mida tähendab 12. maja Petrogradis? Ma arvan, et sa mõtled, et äkki on sul mõni planeet seal 12. majas retrogradis ja siis ta võib-olla teeb seal mingid huvitavaid vimkasid. Mis see tähendab? 12. maja, ütleme, ei ole Tiibeti astroloogia järgi küll, aga ma nüüd seletan võib-olla lääne astroloogia järgi, et 12. maja on siis seotud vahel rohkem sellise sissepoole maailmaga, alateadvusega, saladustega, unenägudega. Selgub, et nagu teistes sfäärides on ka astroloogias erinevaid koolkondi. Silja aga on õppinud Tiibeti astroloogiks Moskvas kuulsa munga juures. Lama Lopsang oli mu õpetaja ja hiljem õppisime ühe teise õpetaja juures veel Indias Tiibeti kloostris juurde. Mida astroloogia teie jaoks tähendab? Mis asi see on? See on selline asi, et see on natuke nagu, kui sa vaatad ilma ennustust, siis sa tead, et hakkab sadama ja siis sa võtad võib-olla vihmavarju kaasa. Et see on natukene nagu võib-olla selline paralleel. Kuid Eesti üks kõige kõrgemalt haritud astrolooge on Triin Tober. Mina olen õppinud kaugõppedel 1 aasta Inglismaal, 5 aastat Austraalias. Millised ained on astroloogia koolis? Astroloogia koolis võetakse läbi nüüd need tüüpilised sünnikaardi komponendid, nagu sünnikaardi ülesehitus, planeedid,
planeedid on teine aine. ja siis sodiaagi märgid, majad. Nüüd on Eesti astroloogid tulnud välja plaaniga luua ka oma Eesti Astroloogia Akadeemia. On tekkinud selliseid nurgataguseid astrolooge, kes siis seovad seda astroloogiat umbes nagu käe pealt lugemisega ja meie üritame nüüd praegu näidata, et tegelikult on olemas ka selline tõsimeelne astroloogia, mida siis õpitakse, mida praktiseeritakse ja tehakse eksamid ja päris selline hariduslik tee selleni. Astroloogide avatud uste päeva järel on pea paks nagu pärast matemaatikaeksamit. Läks ka kohe. Kraadid, nurgad, retrokraadid, majad. Tahaks lihtsalt selget vastust. Mida tulevik toob? Kellest saab Eesti president? Mina arvan, et Alar Karisest. Kui ma vaatasin 2. septembri kaarti, kui peaks presidendivalimised toimuma, siis mina seal ei näe nagu, et ta edasi peaks liikuma. Riigikogus valitakse ära, ja. Milline tuleb suvel ilm? Juuni on hästi muutlik. Juuli on soe. Juuli lõpp võib olla täiesti sooja rekorditega. Kas Rail Balticu saab 2030 Varssavisse? Nii, vaatame, kas me leiame vastuse. Ohoo, üks aspekt ütleb meile jaa. Appikene, isegi siin on 4 kraadi vahet ja 30 aasta on ju 4 aasta pärast. Nii et mina praegu ütleks, et saab küll. Tõsi, jah? Millal lõpeb Ukraina sõda? Ja selle alguse kaardi järgi ta lihtsalt tõesti oleks võinud eelmine suvi lõppeda, aga kuna ta nüüd edasi läks, siis väga loogiline, et ta kestab sama kaua näiteks kui teine maailmasõda ja Ukraina sõja alguse kaardi sissetungi tegelikult, sest sõda oli ju palju varasem. Aga et kui ma need 2 kaarti kõrvuti panen, siis ma näen sarnaseid jooni. Aha, et planeedid samas kohas või? Üsnagi. Miks Iraani sõda keegi ette ei näinud? Ette ei näinud, aga ette sa näed ainult seda, mida sa otsid ja vaatad. Keegi ei osanud vaadata lihtsalt? Polnud põhjust. Saad aru, meil on nii palju tegemist muidu. Me tegeleme veel peale selle kõik oma perekondadega ja nii edasi, eks ole. Nii et ega me ei tee seda niimoodi, et me vaatame nüüd absoluutselt igas suunas. Ma pean vaatama selles suunas. Praegu on väga madalkonnina, et tõesti on väga madalkonnile. Mida see tähendab? See tähendab seda, et tegelikult kõik hakkab muutuma. Seepärast, et kõik aeglased planeedid vahetasid märke. Üks levinumaid teaduslikke selgitusi astroloogiale on Barnumi efekt. Inimesed tunnevad end ära väga üldistes kirjeldustes. Kui horoskoop ütleb, et oled kord enesekindel, kord kahtlev, siis see sobib ju peaaegu kõigile. Sellest vaatenurgast on astroloogia väga lihtne mehhanism. Inimene loeb teksti ja annab sellele ise tähenduse. Aga see ei võta astroloogialt mitte midagi ära, sest astroloogia väärtus ei sõltu sellest, kas astroloogia toimib või mitte. Selle väärtus on loodud kultuurikihis. Müstilisuses, et inimkond on säilitanud ja taas loob läbi tuhandete tekstide ka 21. sajandil koopa inimesele omast maailma nägemist.